vana, muidugi ikka see vana meest tõmbas seda repkat välja, eks. Laev, kui 100 inimest tõmbas selle pingule, kõiget pingule, 100 inimest oli tõmbas. Aga noh, ta läks jõnks. Üks laev oli küll näinud niimoodi ka, ta oli ära vaivad ja siis kui vette saamise momendil öeldi see nimi. Ja siis üks ütles, kui meister ütles rumala silmasõna ja see jäi laeva nimeks. Aga kord ütles Kristjan mulle, et laeva nimeks saagu sugu nimi. Sugu nimi. Ta ütles Kristjan pool, ja selle laeva nimi oli Kristjan. Ooti tuli kenasti ja... Mul üks pool on, punane on. Punane on, jah. See on ahpri tuli. Ahpri tuli, jah, hekki tuli. Ja need on siis aastimad. Üks on majaka oma väljast. Majaka jaoks võib ka. Ohoo, siin on kiitkarreid ja kõik. Nad üks tööriistmine, ma tükk aega ei teadnud ja sakslane seletas mul ära. Üks saksa mees, mis asi see on, et meres tööriist pidi on meres. Keegi rääks mulle, et talvel külmaga need kraabid. Aga see pidi laadimistöö jaoks olema. Tead, kui temad Aafrikast võeti need maapähkli kotte, võtad kotti suust kinni ja sellega tuli alla. See oli nii, et oli laadimistöö jaoks. Nii et see ei olnud tagasi. Ma mõtlesin, et purjed ei saa kiskuda selle. Augud sees, eks ole. See on siis jah, miks mitte nende maapähkli kotti. Meremehe Sansu kast, jah. See on mu vana sõna. Mis asi see on, tead? Peame ajame see pilt. Ära ole loll, ega ma nii lihtsalt küsimusele ka ei jõudnud. See on katsu. Sinul ei ole vaja, see on hari. Juukse hari, jaa, kapiad, mul pole ta näed, ühesõnaga Starost või Radast. Kõik ütlete, no katsu. Jaa, täitsa, see on kohe täitsa ühesõnaga. Siia-harjased. Siia-harjased, jaa, just. Kõik tehti kodus valmist. Ai, sa korre. Muidu ta oli pigiga ka veel. No pigiga koos, jah, sealt alt, aga see... No ja, vettväikud silid ja lööb läike peale. Jaa, see on jah. Kõik vastavad ühe küsimused, see on jah. Jaa, ma ka esimese, ma ei osanud, ei tulnud selle pealegi. Aga need Sansukotti sealt muidu Sansukott, jah. Ta on ümmarguse põhjaga. Jaa, no nagu purjekotid. Aga igaühel on erinev. Näed, siin on see, vaata kui suur, ma ei tea, suurele mehele ja väiksele mehele, vaid see on ikka suurele Peetrile ja... Ja see lukus ka käis. Lukus ka, jah. Ja siis oli, seda ma pean ütlema, on üks Sansukoti sõlm. Aga seda ma ära ei õpid, seda teab praegu, oskab teha Nuki Ants, kes oli endine spordilaevade tehase direktor, nagu sa tead, Nuki Ants, ja kes on praegu Piritav sadama kapten. See ma olen jah muidu teada. Ja tema oskab seda Sansukoti sõlme teha. Mis nipp seal siis on? No on. No selline, et ühesõnaga Sansukott pandi nööriga, see sõlm on sellise, nagu lukk praktiliselt selle süsteemiga, et teine mees ei saaks ühesõnaga, on kohe näha, et kui teine mees on kallal. Sõlmed on, minul näpp on natuke peeni. Jah. Näed, vanasti oli sõrmus, igal laval oli oma sõrmus. Ja tehti ka sõlmedest juttu. Sõlmedest, jah. Nagu sõlm. Ja siis oli ka niimoodi olnud, et ma olen kandsin ka mingi, et oli igal laeval oli ka vastava selle laeva värv. Et kui lööb, siis said aru, et kelle mehe käest said, kui oma mehe käest said pantsu, siis oli teada. Sellega ikka saab jää vatsu, kui ta... Ei tead, aga mis see... See on tehtud originaal purjeriie. Aga vaata, kui kõva. Kui kõva. See on ma esimest korda hoian näpu vahel. Tähendab, ma olen puuvillast purjeriiet, olen hoidnud näpu vahel. Ja kus see on Inglismaalt? No väljamaalased räägivad, kõige parem oli Narvamaa olnud. Tõsi, jah. Ja räägid, ei öeldagi purje ööli, või küsivad Narvat, eks ole. Ja praegu tulivad siia, rootslased käisid siia, et kas ikka Narva ei tee purjeriiet, et need uued laevad, mis tehakse. Ja nendel on vaja, jah, täpselt. Ja Narva Kreenholm tegi, oli Narva riie. No see on hea äriidee Narva Kreenholmile. Aga ega nõel. No näed, purje nõel täpselt. No jah. Aga see Hanska on soome keeles Hansika, eks ole? Ja, see on purje kinnas. Tüdrukud on ikka näidanud, et poisid tüdrukud pangevad, eks ole. Aga see on nii kõva materjal. Vana purje, vaata kui pehmed on. No jah, aga see on hea täitsa. Ja siis... See on originaalpurjed. On, jah. Anetta oli see laeva nimi ja mees oli Võsu kapten Randman ja lasi oma laeva põhja ja ütles, mina oma laeva venelastele ei anna. No jah. Ja tõi purjed koju ja mina leidsin sealt. No jah, see on väga hea. Ja no ma pole kuulnud, et mõni talumees oleks oma talu maha põletanud. Venelastele ei anna, aga meest oli hüütud admiraliks.
72-aastane mees, kui... Aga muuseas, see on näiteks Kreenholmi manufaktuurile väga hea ühe sõnaga äriidee, sellepärast... No ma ei tea, küll Lina on Pärnu. No jah, kus nad nüüd materjali saavad ühe sõnaga, aga... Vanasti olid väiksema käega mehed. Mul need sõrmused ja hanskad on mulle väiksed kõik. Jah, võib-olla küll. Räägitakse, et vanad voodid olid ka väiksed. Ja. Vaata, need on sul vahvad vikingilaevad. Teil on Hansakoge. Üks Tartsu mees, see oli see, millega ristisõidijad tõid. See on Vene viking. Ma tahtsin, et kõik... Ja, Vene viking, ja, just. See on ristisõidijate ja no kõige kuulsam rohi on mul siin üleval ka. Slonsvili ments, meremeeste rohud. Üks peale rummi oli muid rohte ka. No jaa, täpselt männitõrv ja see samunegi. Oi, aga kaptenid jätkus käsmus igasse riiki. Ja see on Hiina kapten, oli käsmus kohe öeldud Hiina kapten. See on kapten Kolk. Ta suri kasvu pärast, aga see on siia. See on see kogu see laevahoid. Jaa, täpselt. Ühesõnaga tehti puumudel valmis ja need olid veel ära võetavad. Jah, see on lahtivad. Ja siis nii, et siit on ju näha paatoksid ja kõik. Ma seda ütled, ega rohkem kui 3 klassi haridust polegi vaja, eks ole. Nii, see sepp, kes käsmus tegi, Herman isa teo oli ju 3 klassi koolis käinud. Seda muidugi, aga ühesõnaga ta oli ka maailma näinud mees ja kõik ja puha. Siin on jah väga... Esimene laev, mis käsmus ookeani, seal me tehti 91. aastal põlutas esimese reisiga vastu. Ma seda vaatan, see Pootsmani nägu on pildi peal ka. Muuseas, see uus piirivalve, mis see Narva veehoidlale, mul on tehtud samasugune mudel. Assoo. Assoo koolmudel? Ei tähendab täismudel. Ei tähendab, ma ei ole veel coachile teda isegi näitanud, tähendab, ma teen nüüd niimoodi, ma teen nii nagu klaasplastist tehakse ühe sõnaga puust ja kipsist teen selle täismudeli, teen valmis, katan üle polüöster selle top-coatiga, seda on hea lihvida, poleerin ära ja siis teen matriitsid. Näe, veininõu, jah. Seda igalt poolt oli reisi pealt midagi kaasa. No jah, see on Kreekast. See on isegi Hispaania. Hispaania, jah. Ja see on alikotee ja tõenäoliselt, seda kantakse ka, sest Guljani peale. Ja tõenäoliselt, et niimoodi paned siia käe kinni, tõega ta ei tulegi. Ja siis saad siit, kui nii käe avad, siis saad juua siit. Kui see Hemingway seletab seda nahkkotist ka, mis ma ei saa aru ka, pigistab kuidagi nahkkotti, siis laseb suu peale, ta vist ei lastagi. Aga see on siis joomise. No jah, seal tekib ju... Kuidas see Hemingway värk on, aga näed, Ahto oli Hemingway tuttav ja Hemingway sõber. See on kõige kuulsam Eesti mees. Meremeeste läänes. Jah, Ahto Kats seal. See on tal teine paat. Teine, jah. Esimene paat oli nii lagunud olnud, et sellega ei lubatud mereveel minna. No jah, seal oli ka see on kahtlemata ühe sõnaga tema ja kahju, et Tamlaan ühe sõnaga poole pealt ära reisi pealt, kui nad üritasid ja siis Rudolf Sirge ja... Raamat on ilmunud, see Olsen kirjutas pärast ingliskeelse raamatu. Jah. Ja siis sellest Vaalbergi sõidust. Tormilinnu ehitaja mees, tema sõitis ja nüüd siis pärast seda, kui Saksa hakati eestlasi välja andma Rootsis, nad põgenist ära. Purjekaga läksid Rootsi kaudu ja läksid Ameerikasse. Ameerikasse, jah. See maru pikk reis oli ja sellest, siin on pildid ka. Ja see oli bestseller mingi aeg Ameerikas. No miks mitte? Siin on see, kuidas nad kohale jõuavad ja see oli päris niuke väga vareid. Sailing to Freedom. Nii need läksid need piirised ära ja siis minema. Täpselt. Ja oma tarkusi kaasa võtsid. Ja võtsid selle asja kaasa ja nüüd on niimoodi, et tee või tina. Aga uuesti leiutama, jah, täitsa. Tiidemanni pilti oled sa näinud? See ei ole. See on muidu, kas mu lipp muidugi? Kas mu laevamanikud? See on siis Oskar Tiidemann oma naisega ja vaata vormis on ega käsmumehed ei käinud vormis, aga see on esimese maailmasõja ajal, nad olid Vene sõja abilaevastik. Siis nad olid ka, käisid küladel ringidel. Vanaisa mul naeris, et oli tulnud ka Paalberg küllad ja mõõk oli veel. Nad käisid mõõgaga veel. See oli ka niuke omaette nali. Käimber oli käsmus Inglisraha. Inglisraha, jah. Kurs oli 18. Tõsi ja Bank of England. See on Killingi Nõmme mees.
Urmas on ta nimi, tema tegi selle, tõi mulle kingiks selle. Aga see on ilus vaadata, aga lastele meeldib kätega. Üks kahur on juba kadunud. Aga see on nüüd 18. sajandi Vene sõjalaev. Ta on Targlas natuke nii võib-olla puudulik veel, aga ei, suures piirdes ikka näeb ära selle asja. Mehaanikute ühing ja see mees on Käsmu Köster ja majakavaht ja koolijuhataja, poissmees oli elu lõpuni, Eintrei ja need ordenid ja rahad on kõik tema teenitud siinsamas külas. Tõsi, jah. Nii et tsaari valitsus andis, et sul peaks, mul peaks ka mingid rahad. Nii et külas võid ka teenida. Ta siin on Spasseerida Utapajus, siin on Romanoviti juubel ja Sausserdi ja niisugused rahad. Aga merekooli juhatajad olid juba Stanislavid ja Tärnid olid. Näe, sekstant siin puha. Seksi ajastu praegu. Ja, täpselt. Oi, see on ju kohe. Ameeriklased ei jõua ära imestada, kuidas mul saab olla USA Navy. Ja, observatori. Ameerika sõjaväest pihta pannud. Jälle pihta pannud. Mitte müüda. See on kapten Ollino tütar tõi mulle Stockholmist. Aga see on nüüd Käsmust üks mees, kes oli Ameerika sõjaväes, aga see on hoopis pruun. Tema jäigi Ameerikas, aga Ameerika vormis ühes. Et kuidas üks Käsmu mehed, eks need Käsmu mehed on kandnud Inglise vorme ja Ameerika vorme ja tsaari vorme ja kapten Sooman sai Member of British Empire sai ühe Saksa allveelaeva põhja laskmise eest. See Saksa allveelaeva oli põhja lasknud 25 Inglise konvoid ja siis sai kuninga käest sai selge see sellepärast see oli ikka. Ja Sooman sõitis selle autoga teisel reisil sõidis New Yorgist tagasi Eestisse. Ja ta oli siis ka ahtomeeskonnas, Werner Sooman. Nii Soomani on ka mitu, Oskar, need oli 3 venda siin. Perekonnade kaupa on niimoodi, et kõige rohkem on Lepni nimelisi kaptenid. Lepnid on olemas 6 meest. Soomanid on vähemalt 3, Männikuid on vist 4 ja nii hakkasid minema seal. Kristjan Brune on ka 4, nii et selles mõttes on see 62 korras on 62 meest oli kokku. Nii et korduvad need nimed on päris palju. Nii et selle... Tüdrukud olid siin tublid, aga vanasti mehed ei ainult. Seda, jah. Aga see on muidugi rootsikeelne sõna, jah. Ja tähendab usaldust. See eesti keelest õnneks ta ei käi. Nüüd on see kuus elukutse, aga vanasti ei käi tolla tüdrukute vastu kohta mitte midagi. Seda sa tunne, seda riista sa ära ei tunne, nii. Ma võin sul ühel juhul. Päästemehed läksid lõunale, siis läheme merre, siis ma hakkan uppuma. Näitan, kuidas uppuma peab. Ma loodan, et ma mingi ära päästavad. Küll nad päästavad see hea kummipaat, nii et... Kui tuleb mu põhja lasevad, siis on... ei, see... Võta sa mu siis töö üle, siis kui nad mu põhja lasevad. Ei ole nüüd, kus nad sind tohivad põhja lasta. Siin on mul laevadest, see on üks kooliõpilane, merekooli poiss on teinud albumi teisel aastal ja siin on oli siin ja siin on laevad, maailma sõjalaevastik. Sõjalaevastik, ja siin on kõik, alates Venemaast kui Jaapanist. Aga vene keeles on teinud ka veel. See on merekooli haridus oli sel ajal teisel aastal oli vene keeles. Käsmus oli eesti keeles oli kuni 93. aastal. Siis ta oli vene keeles kuni 18. aastal, siis hakkas eesti keeles. Ja suur töö, siin ajalehe välja lõikeid on ja postkaarte näiteks. Need on postkaardid taga, need on Inglise laevastik, need. Rossija, Japoonia, Anglia, kõik laeva andmed.
Tossiga! Sööda! Tossiga! Mis asja? Me teeme see operatsiooni siin lähedal, et te näete. Pärast ükshaaval viime ka välja. 10 tükki tulevad paati praegu. Ja nad siis filmivad kogu seal mängusi peal. Töötid nivide peal olla või? Eesma veel. Võib-olla kohtume veel.
Oleks saanud teie selle laeva peal ka. Ma võtaks häält. Значит, когда будем подходить вообще?
Silvester!